jätkame arutluste tegevuse kõlbeliste aluste üle ja sealhulgas siis demagoogia ja igasuguste tõe väänamise tehnikate üle, mida siin-seal ikka ju rakendatakse ning millega ühtasi inimesi eksitatakse. Eetilised või kõlbelised probleemid tekivad ja teravnevad aeg-ajalt igas eluvaldkonnas. Mitte ainult poliitikas või seal äritegevuses, igas eluvaldkonnas. Aga just juhtimises, valitsemises, haldamises ja valdamises on nende tekkimiseks ruumi rohkem kui paljudes muudes valdkondades. No tõsi küll ka õigussüsteemis juuras, ja seal on demagoogial ka eriti avar ala. Aga siiski ütleme niimoodi, et just juhtimises on ja ruumi demagoogiaks rohkem kui paljudes teistes valdkondades. Sest et juhtimine põimub väga tihedalt just valitsemisega ja haldamise ja valdamisega ja omandiga ja ärgem, ma arvan, püüdkemgi vahet teha, et kus on siis kõige rohkem ja kus on vähem ja mis tähtsust seal on. Aga küsimus on selles, mis otstarbel keegi eetilisi printsiipe austab või siis rikub. Mis otstarbel? Sellest siia ongi koer maetud. Ja mõni teeb seda selleks, et edu saavutada, teine selleks, et teistele edu saavutamist raskemaks muuta ja tegelikult kaikaid kodarasse pilduda ja siis oma asendi fikseerimiseks, oma tähtsuse rõhutamiseks, oma võimu näitamiseks ja teiste auti mängimiseks. Muidugi võib juhtuda, et aetakse taga lihtsalt kuulsust või tähtsust ja kuulekust teiste inimeste allumist ja teiste mina ja meie taotluste lõhkumist ja põhjuseid on palju, miks demagoogiat kasutatakse. Aga juhtub muidugi ka seda, et keegi panegi eriti tähele, miks ta demagoogia võtteid rakendab, sest et kõik teevad ümberringi nii ja ta teeb nagu teisedki. Ja lihtsalt laseb teistega ühte jalga. Niisiis me peaksime nüüd fikseerima kultuuri, väärtused ja kultuurinormid. Rikkuda saab seda, mis on, aga mõnel lihtsalt ei olegi need fikseerunud kultuuriväärtused ja normid. Ta on kasvanud just nagu väljaspool kultuuri, just nagu väljaspool. Teiste sõnadega, mingis subkultuuris, kus kõik demagoogitsesid hommikust õhtuni, kus ka keel on täis mitmesuguseid selliseid inetuid sõnu, sealhulgas ka ropendusi ja rõvetsemisi ja üksteise niimoodi alandamine ei ole midagi erilist, vaid just nagu peaaegu tavaline ja üksteisele mingi siltide külge kleepimine ja näiteks lolliks kutsumine või kuidagi teisiti niimoodi alandamine käib nagu igasuguse jutu juurde. Ja seetõttu inimesed sageli ei pane tähelegi, et tegemist on tegelikult niisuguse alatute võtetega. Isegi lapsed räägivad viimasel ajal ju, mis viimasel ajal, nad on tegelikult alatasa rääkinud seda, et meie ei ole süüdi. Aeg on niisugune, et mis me teha saame, kõik teevad nii. Ja tagajärjeks on see, et kasvavad viltu, aga katsu sa pärast sirgeks painutada, viltu kasvanud puud isegi ei saa, rääkimata lapsest. Ja see on üsnagu, me ei saa öelda, et võimatu, aga väga raske. Ja seetõttu tuleb erilist rõhku pöörata ka demagoogiale, mida rakendatakse õppe- ja kasvatussüsteemis. Nii et ka juba väiksest lapsest peale, kuni siis ma ei tea, kui
vanani välja, no kogu elu, eks ole, aga jah, põlvest põlve, elukestvalt on see problemaatika aktuaalne ja ma arvan, et me rohkem ei peagi seda põhjendama, miks me selle üldse käsitleme. Eelmises arutluses me vaatasime seadusloomet ja praegu kehtivat koodeksit, eetikakoodeksit seadusloomes, aga need samad eetilised printsiibid, mida seadusloome puhul rõhutatakse, ei ole ju mitte ainult Toompeal aktuaalsed, need on aktuaalsed igal regulatsiooni tasandil, kaasa arvatud siis kohalik omavalitsus. Me jõudsime arutlusega sinnamaani, et kuskil on algus, kuskil peab olema igal protsessil algus ja inimeste puhul on algus varajases lapseeas loomulikult, kus tekib inimesel 2 üliolulist mõistet. Need 2 mõistet on peab ja ei tohi. Kui need 2 mõistet saavad selgeks ja tõesti inimesed enesest mõistetavalt selgeks, mida kindlasti peab, mida ei pea rääkima, et inimene ise teab juba, aga see tekib sealt kuskil 2-aastaselt juba. Peab pesema ja peab 11 korda, peab natuke riidesse panema ja peab siis vagus olema, kui täiskasvanud parajasti räägivad ja küsida võib ka siis, kui on selleks sobiv hetki. Peab. Ja ei tohi ka muud moodi. Ei tohi seal tikkudega mängida ja põssnugade ja teravate asjadega tormata ringi ja nii edasi. On veel mõningad asjad, mida ei tohi. Ja kui need 2 mõistet saavad inimesele varakult selgeks, siis on edaspidi ka juba võimalik siis on suhteliselt lihtne ju inimesel aru saada ka sellest, kuidas peab suhtlema teiste inimestega, kuidas peab olema aus ja õiglane ja heatahtlik ja südamlik ja ei tohi teha midagi niisugust, mis teisi inimesi kahjustaks, mis kahjustaks kultuuri, loodust, ühiskonda, inimest, tervist ja nii edasi. Ei tohi. Ja see on niisugune teadmine, mida ei tule iga päev meelde tuletada ja nõuda ja käskida ja karistada ja ma ei tea, mida veel kõik teha inimesega, et ta nüüd jälgiks. See peab kasvama sisse inimese sisse kultuuriga koos emakeelega. Ja võtta sel juhul on ka kogu see demagoogi jutt, mida me praegu alustame, et arusaadav, siis on arusaadav. Aga kui inimeses sees ei ole kultuuris fikseerunud tõekspidamist ja väärtuste, normide, müütide ja tabude süsteemi ja tuleb seda kõike õppida kuskil millalgi mingis koolis või kuskil kursustel, siis on äärmiselt raske. Ja ma usun, et siin on nüüd mõtlemise koht igas perekonnas, igas kollektiivis, igal regulatsiooni tasandil, kaasa arvatud riik tervikuna. Paraku ei ole juhtimise õpikutes ja muudes sellistes tekstides, valitsemise õpikud pole olemaski meil ja moraali probleeme käsitletud ja tõsi küll, mõningates õppeasutustes on lihtsalt nõude tõttu ärieetika kursus EBS-is ja mõnes õppeasutuses ärieetika kursus on ette nähtud, muidu diplom lihtsalt ei kehti. Aga siis omamoodi nali on ju see, et kui enne seda käsitletakse, väga õpitakse lausa ja harjutatakse, kuidas seal partneril nahk üle kõrvade võtta, siis viimasel kursusel kevadsemestril on 6 aega ärieetikat veel, muidu diplom ei kehti. See on naerukoht ja tegelikult peaks kogu õpet läbima algusest lõpuni kõlbeliste arusaamade printsiip ja kõlbelise käitumise printsiip. Ma ei usu ja vaevalt keegi teinegi usub, et me saaksime moraalile pöörata liiga suurt tähelepanu. Mida rohkem, seda parem. Ja niisuguseks kõlbeliseks kreedoks võiks olla see, et ära kahjusta
mitte kedagi ega midagi. Kahjustada ei tohi. See on meditsiinis on sama printsiip. Ja samas nüüd veel, et rõhutamist vajab, et kõlbelise käitumise nimel ei tohi keegi mitte kuskil, mitte kunagi üritada tulemusi inimeste, looduse ja kultuuri arvel. Mitte arvel, vaid tänu nendele. Need on mõned niisugused lähtepositsioonid. Kui nendes lähtekohtades on selguse asemel udu või siis üldse fikseerimata lähtekohad, no siis kogu arutlus toetub udule ja selgust ei saa tekkida. Inimese puhul on sisemiseks kriteeriumiks väärikus, ausus, õiglus, täpsus, tähelepanelikkus, südamlikkus. Ja mõnigi kord on rõhutatud, et inimene ei saa olla õnnelik, kui teised tema ümber on samal ajal õnnetud. Õnnelikuks saamise eelduseks on ka teiste inimeste õnnelik olemine. Ma ütlesin selle mõtte praegu täienduseks veel varem juba öeldud mõttele, et mitte teiste inimeste arvel, vaid tänu teistele inimestele, tänu koostööle, tänu vastastikuse usaldusele, austusele ja üksteise rikastamisele. Saaksime rajada süsteemi, mille puhul saavutame häid tulemusi ja võime olla ka õnnelikud selle üle, mida me teeme ja mida saavutame. Moraal eksisteerib objektiveeritud suhete süsteemina, seega seoses subjekt-subjekt, subjekt-subjekt suhtena, mitte subjekt-objekt suhtena. Ja nüüd ma joonistaksin ühe väikse skeemi, mille abil see mõte saaks täpsustatud. Ma vaatan, kus see pliiats on meil siin all. Tähendab, inimsuhted saavad olla kas subjekt, ja ma teen selle noole kahe otsaga, subjekt-subjektsed. Tähendab, inimene on ise see, kes räägib, on subjekt ja kellele räägitakse, on ka subjekt, aktiivne alge, kes mõtleb, otsustab, teostab ja kes seab eesmärki, otsib vahendid nende saavutamiseks ja ühesõnaga subjekt. Ma arvan, et me praegu suhtleme, suhelda saavad subjektid. Aga võib olla ka niimoodi, et see, kes räägib, kes on aktiivne alge, see on subjekt ja teist inimest või inimeste mingit kogu käsitleb objektina, kes peab tegema seda, mida kästud, nii nagu kästud siis, kui kästud seal, kus kästud, selles, mis kästud ja olema vait. Mis tema asi on rääkida? Tema asi on täita, teha, mida öeldud ette. Muidugi see kõik võib olla nii verbaalsel alusel kui ka käitumislikul alusel. Ja nüüd subjektsed seosed verbaalsel alusel on kommunikatsioon. Kommunikatsioon. Ja subjektsed seosed käitumuslikul alusel on interaktsioon. Nüüd subjekt-objektsed seosed verbaalsel alusel on informeerimine ja siin on mõjutamine. Mõjutamine juba füüsiline tegevus selleks, et suunata inimest. Ja nüüd ongi päris huvitav on see, et
Kommunikatsiooni ja interaktsiooni ühtsus on suhtlemine, aga informeerimise ja mõjutamise ühtsus on kohtlemine. Suhtlemise ja kohtlemise ühtsuses kujuneb mõiste, mis on eesti keeles suhteliselt vähe tuttav ja mida suurt ei kasutata, aga omale Saari soovitas seda sõna Keelekirjanduse Instituudis ja soovitas, et see on suhtetoime. Suhtetoime on meil siin praegu nüüd kõne all. Kui ühest poolt vaadata suhtetoimet, ja ma teen siia nüüd ühe noole ja teise siia kõrvale, ja siin on nüüd suhtlemine, suhtetoime, suhted, inimsuhted ja suhtetoime, siis see, mis meid õieti rahuldab ja mis võimaldab iseseisvalt aru saada ja niimoodi on siis ühelt poolt suhtetoimetest arusaamise puhul võimalik ja teisest küljest inimsuhetest arusaamise puhul. Niisiis me peame hoolitsema selle eest, et tekiks võime aru saada inimsuhetest ja suhtetoimest. Mõned inimesed suhtlevad, mõned õpetaja suhtleb ka õpilastega ja nõnda edasi, ülemus suhtleb seal oma kolleegidega, aga on küllalt neid, kus tegelikult suhtlemise asemel on kohtlemine ja see on hoopis teises kvaliteedis. Siin on ruumi demagoogiaks, siin on ruumi siis kõigeks ja paljud ei pane seda isegi tähele, et see kogu tegevus on sisuliselt amoraalne, kõlvatu, mitte kõlbeline. Muidugi võiks ju rääkida juba nendest võtetest kohe, aga ma arvan, et selle asemel, et siin näidata ainult neid võtteid, me käsitleme ühtasi neid eeldusi, tänu millele inimesed saaks oma peaga aru, saaks ise aru, mis on asi, milles asi on, kus see tekib, miks tekib. Ja sel juhul tekib võime avastada, märgata ka neid võtteid, mida me siin selles väikses kursuses ei käsitle üldse. Elu on täis niisugused võtteid ja trikke tõe ja mõtte väänamiseks. Ja kui me kasvame siin natukenegi vastastikku üksteist täiendades võimekaks neid kõiki õigeaegselt märkama, siis me suudame ka ju meetmeid võtta selleks, et seda kõike vältida. Nüüd, moraali iseärasus võrreldes teiste ühiskondlike elunähtustega on see, et moraal on kõiki ühiskonna regulatsiooni tasandid läbiva iseloomuga. Igal regulatsiooni tasandil on moraal keskne kategooria ja kui me praegu, kas või mööda minnes ainult mainiks, mis siis on praegu Eesti kõige raskem, kõige rängem, võib-olla isegi põhiline kriis, siis ma arvan, et kõne all on kõlbeline kriis, moraalikriis. Just moraali reeglid on üsna sageli jalge alla tallatud nii, et inimesed sageli ei pane tähelegi. Ja kõlvatu käitumine muutub nii mõnigi kord lausa normiks. Kas või praeguse kuludokumentides on kahtlemata kõlvatu käitumine. Kuule, iga normaalne inimene saab aru, et see on kõlvatu käitumine. Sellele juhtis tähelepanu ka õiguskantsler. Aga miks niisugune asi sai tekkida? Sai tekkida sellepärast, et mingil osal saadikutest, kaasa arvatud Riigikogu juhatus, puudus kujutlus kõlbelistest alustest ühiskonnas. Ja kõige kõrgemal tasandil, seadusandlikul tasandil langeti kõlvatu käitumise teel. See on kahetsusväärne väga. Aga miks niisugune asi juhtuda sai? Sest mitmesugused sellised väära mõtlemise ja tundmise alused on kujunenud normiks ja neid ei panda enam tähele, sest kõik teevad nii. Loodame, et me oleme tasemel
märkama moraali tähtsust igal tasandil, perekonnas, kogukonnas, maakonnas, igas ametkonnas ja muidugi ühiskonnas tervikuna. Esmaseks moraali küsimuste aktualiseerumise alaks on inimeste igapäevane käitumine ja suhtlemine, igapäevane elu. Ja need on niisugused inimlikud või ebainimlikud, sallivad või vaenulikud, austavad või alandavad suhted, mis on rajatud vaba tahte tunnistamisele ja tunnustamisele. Tähendab, inimesed on põhimõtteliselt ka põhiseaduse tasandil võrdsed. Ja olenemata vanusest, inimene sünnib siia ilma juba samasuguste õigustega nagu iga teine. Ja asjaolu, et väiksed lapsed ei ole suutelised ise enda eest veel otsustama, ei tähenda seda, et neil ei ole samasugused õigusi nagu teistel inimestel. Ja nüüd teiseks valdkonnaks, kus moraal aktualiseerub, on omandiseosed ja jaotamise alased seosed ja omandist osa saamise seosed. Omakasu püüdlikkus ja isiklike huvide esiplaanile seadmine viib varem või hiljem nii aja kui ruumi ja energia ja teadmiste ja igasuguste teiste väärtuste vargusele. Ja kui keegi küsiks, et missugune vargus on näiteks Eestis praegu kõige mahukam, kõige suurem ja kõige ohtlikum, siis minu arusaamist mööda ajavargus. Inimesed tulevad näiteks tööle, kõnnivad ringi, paber näppus, eks ole, aga tööd tegelikult ei tee. Palka tahaksid küll ja see ongi näiteks ajavargus. Ja ajavargus, ma arvan, on kõige mahukam varguse liik, millele väga sageli ei pöörata üleüldse mitte mingisugust tähelepanu, nagu polekski. Amoraalne käitumine. Sama asi võiks olla ka igasuguste esemete, asjade, hüvede ja õiguste ja kõige muude väärtuste õigustamatule omastamisele ja omistamisele. Näiteks samas seoses on ka näiteks inimene, kes pretendeerib mingisuguse ametikohale, kaasa arvatud saadikuks, mitte ainult ametnikuks, aga moraalset õigust seal otsuste tegemiseks ja osalemiseks sisulistes arutlustes ei ole, sest ei ole ei teadmisi, oskusi, kogemusi, ei suuda ette näha, mis võib juhtuda oma tegevuse tõttu ja seetõttu võib vägagi juhtuda, et administratiivne õigus osalemiseks on, aga moraalset õigust ei ole. Ja kokkuvõttes võivad tekkida siis iga liiki hädad. Tavaliselt aga see, et inimene hakkab salastama, kes ta on, mida ta teeb ja mis välja tuleb. Ja kui kõik kolm õnnestub, siis võib omasuguseid kõrvale kutsuda, asjatundjad lahti lasta ja siis hakkabki demagoogia. Siis hakkad igasugused võtteid rakendama selleks, et varjata ja teha, ajada oma asja avaliku elu asemel, avalike huvide kaitsmise ja hoidmise asemel. Kolmas juhtimises ja valitsemises eriliselt aktuaalseks muutuv moraaliprobleem seisneb sundimise, veenmise või muul viisil välise mõjutamise vahekorras subjektist endast kui arukast olendist tuleneva regulatsiooniga. Et seal joonisel on ka väga selge see, et see suhtlemine on niisugune seos, kus lähtutakse sellest, et inimene on arukas, on haritud, on informeeritud, vastutab selle eest, mis ta teeb ja mis tal välja tuleb ja ka selle eest, mis ta tegemata jätab ja mis lässu läheb, vastutab. Sel juhul on subjektsed seosed. Aga kui öeldakse ette, mida peab tegema, millal peab tegema, kuidas peab tegema, ja siis teatavasti vastutab see, kes otsustab. Aga kui keegi teine otsustab, siis täitjad ei vastuta. Ja kujuneb tegelikult vastutamatus, sest see, kes ülesanded annab, ei taha kuuldagi vastutamisest. Tema arvab, et need peavad vastutama, kes täidavad, aga täitjad ei saagi vastutada, sest nad ei ole otsustanud. Ja kujuneb niisugune suhete süsteem nii perekonnas, kogukonnas, ühiskonnas, tervikuna,
kus domineerib vastutamatus. Tegevust on palju, tulemusi vähe ja vastutust pole. Siin on see, miks me seda teemat üldse käsitleme. Juured on päris sügaval. Ja juurtel ongi vaja juurde pääseda. 4. moraali tulipunkt, mida iga inimene, juhtidest ja administraatoritest rääkimata, peab mõistma, on tunnetuslik dissonants. Nüüd see on natuke keerukas asi ja ma püüan seda seletada. See tunnetuslik dissonants on üks niisugune fundamentaalne regulatsioonimehhanism, mida kahjuks paljud inimesed ei tunne, ei tea. Ja asja tuum on selles, et isiksus pürgib tasakaalu poole. Seda terminiga nimetatakse seda tasakaalu homeostaasiks. See on niisama tähtis elamise eeldus, nagu ma ei tea, õhk ja toit ja elamise eeldus, temperatuur. Homeostaas, see on sisemine psüühiline tasakaal. Aga juhtub sageli, et mingi teo tõttu tasakaal läheb käest ära. Juhtub. Mõnikord inimesed teevad meelega, ei kujuta ette oma tegevuse tagajärgi ja satuvad väga halba olukorda. Mõnikord kogemata. Ei pannud üldse tähele, mis võib juhtuda. Ja nii läkski halvasti. Aga nüüd, mida siis teha? Kui sündmus on juba toimunud, siis seda ei saa enam olematuks muuta. Aga tasakaal on vaja taastada. Ja mida siis üle jääb? Üle jääb muuta suhtumist. Ja inimesed hakkavad veenma iseennast ja teisi enda ümber, et aga mis siis nii väga oli. Ja teised teevad palju rohkem veel. Ja ega siis midagi oleks võinud ju minna veel hullemini. Ja igast jutte mõtlevad välja enese õigustamiseks enda ees ja muidugi ka teiste ees. Mis aga juhtub siis? Juhtub see, et mingisuguse, ma ei ütle lausa sigaduse, aga mingi väga väära teo tõttu just selle mehhanismi kaudu inimene muutub aina hullemaks. Ta hakkab õigustama oma tegevust. Ja seda, mis ta tegi, mitte ainult mis tegi, vaid ka mis välja tuli ja varjama seda tegelikku, mõtlema välja sinna mingisugust põhjendusi ja seletusi ja kiitma seda, mis tegelikult kiitmist ei vääri. Niisiis tunnetuslik dissonants on see. Ja inimesel on väga raske elada, kui ta süda valutab mingi rumaluse pärast. Järelikult ta peab leidma mingi väljapääsu selle tasakaalu taastamiseks, mis teo tõttu läks kaduma. Ja neid väljapääse muide palju ei ole. Esimene on siis niisugune peitmine, teine on peitmine koos õigustamisega, eks ole, teine on siis põgenemine, inimene põgeneb kas alkoholi või ma ei tea, töösse või sporti või seksi või kes kuhu saab. Kolmas on karistuse vastu võtmine, võtab mingi karistuse vastu ja siis 2 korda ühe asja eest karistada teatavasti ei tohi ja sohi ongi korras, eks ole, mind on karistatud juba ja kõik. Muidugi võib olla ju ka veel see, et inimene palub andeks, lubab, et enam nii ei tee, aga enne seda peab ta seda tegu oma nimega nimetama ja see on võib-olla ainuke mehhanism, mis teeb inimest pisut paremaks, niisiis tunnistab, et see oli tõesti paha lugu, väga halb asi, lubab, et enam ei tee ja palub vabandust. See on dissonantsi tõttu. Muidugi on ka veel üks tee ja see on olla või mitte olla, see on lahkumine siit ilmast. Andeks paluda ei suuda, koorma all edasi elada ka ei suuda, siis jäägi muud üle. Nii et see tunnetuslik dissonants ja moraali ja probleemid, need ei ole sugugi mingid vähetähtsad ja naljaprobleemid, väga rasked. Tänan tähelepanu eest, ütleme.